Ilusat sügist, kallid emakeele sõbrad. Jälle on kätte jõudnud aeg Väike-Maarjasse keeletammikusse uus puu istutada. Eelmisel aastal täienes park Elle Metslangi istutatud tamme võrra, mis on tänaseks ilusasti õide puhkenud. Kui nüüd siin pargis natukene ringi vaadata, siis paneb teravam silm tähele, et eelnevatel aastatel istutatud tammed on kõik natukene erinäolised. Mõni on pikem, mõni on lühem, osa kipuvad kiduraks jääma, teised jälle pakatuvad elujõust. See park on nagu eesti keel. Kui tähelepanelikult kuulata, siis sahiseb isegi iga puu natukene erinevalt. Kuid kõigile vaatamata on need puud siiski tammed. Just nagu eesti keelgi. Mitmekõlaline, mitmetahuline, kuid kõigile vaatamata on ta siiski üks ja ainukene eesti keel. Täna on au keeletammikusse puu istutada keeleteadlasel Jüri Viikbergil. Aga enne, kui me istutamisega peale hakkame, on sõna Väike-Maarja valla vallavanemal Indrek Keskkülal. Aitäh Edgarile nende iluste sõnade eest ja tõesti rõõm on siin olla Eesti keeletammikus. Austatud Ferdinand Johan Wiedemanni keeleauhinna laureaadid, lugupeetud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Seltsi esindajad, head eesti keele sõbrad. Oleme siin Lääne-Virumaal Väike-Maarjas ja oleme mõtlemas eesti keelest. Ja oleme tunnistajaks tõesti, kuidas siia Eesti keele parki Väike-Maarja alevikule nime andnud kiriku ette ja paljude juba käharate eesti keelt valdavate keeletammede juurde istutatakse uus ja loodan, et uhke ja sajandet tõrusi andev eesti keeletamm. Eesti Vabariigi eelmine peaminister rääkis, kui oluline on leida üksmeelt erinevate arvamuste ja sihtgruppide vahel keerukaid kompromisse tehes. Värskelt valitud president ütles, et tema üks oluline roll on polariseerunud ühiskonna kokkuõmblemine. Las aeg annab arutus, kas seda õnnestub presidendil teha terava või pehme keelenõela abil. Kuid kõik me ei saa olla peaministrid ega presidendid. Vähemalt korraga ei saa. Samas me saame arutada, mis meid edasi ühendab ja mis on eesti keele ühendajana. Kas on üks siin see tuuline maalapp, mis on küllalt viljakas? On see ühine Eesti ajalugu, meie kultuuriväärtused või ka tulevikku vaadates on meil ühine eesmärk, ühised unistused? Üheks ühendajaks on kindlasti ka eesti keel, meie oma emakeel. Härra Meinhard Laks on öelnud, et läbi emakeele arendamise tõuseb Eesti rahva usk enda tulevikku, suureneb usk Eesti rahva kestusesse. Läbi keelearenduse kasvab ja saab selgeks teadmine rahvustundest ja me ei kaota vaimset iseseisvust. Jääme eestlasteks, kel suul kaunis ja heliseb eesti keel. Mulle meeldivad eesti keele mõnusad, ühel saarel küll mõnusad, eesti keele erinevad murded ja neid murdeid oskavad ka siin keeletammed. Loomulikult on need murdeerinevused seoses liikumisvõimalustega ja normeeritud eesti kirjakeele kasutusega tugevasti taandunud, kuid kõrvu paitavad nad seda enam. Tänu Ferdinand Johan Wiedemanni keeleauhinnale me väärtustame eesti keelt ja emakeele parimaid hoidjaid, uurijaid, arendajaid. Wiedemanni keeleauhind on kui eesti keele hoidjale elutöö auhind. See auhind on kasvanud siit Väike-Maarjast ja kasvanud üle eestiliseks. Selle hoidmine on oluline, sest läbi ühise keele saame tunda ennast ühte kuuluvana Eesti rahva hulka. On olemas üks eesti keel, mille olemasolu ja säilimine tähendab ka meie endi püsimist, vaba mõtet ja sõltumatust rahvana. Meie viimaseks kantsiks on Eesti kodu ja viimaseks relvaks eesti keel. Lennart Meri.
Eelmisel pühapäeval Eesti Keeletoimetaja Liidu esimees Helika Mäekivi rääkis raadiosaates Keelepäev. Miks on vaja keeleaeda harida ja mis on need tööriistad, millega keeleaednik ehk keeletoimetaja saab oma aedniku tööd teha. Ta tõi välja, et keeletoimetaja maiuspalaks on head eesti keele tundjad, kus keeletoimetaja näeb tekstis kaunist ja haritud ja rikkalikku aeda ja kus on võimalik teha ainult mõned soovituskärped autorile. Jätkugu meil jõudu eestikeelsete tekstide külvajatena ja selle aia kujundajatena neid keelesõnalilli ja ridade peendraid hoida ja edasi arendada. Head keelepäeval osalejad, soovin kõigile tänasel keelepäeval huvitavaid debatte ja ettekandeid ning igapäevaselt tundlikku keelekõrva. Siin pargis Eestis vabaduse langenute mälestussammas avati 23. juunil 1991. aastal ja see ausammas siin on originaali täpne koopia. Kui eile siis googlesin korraks Wikipeedias ja vaatasin, et mida tegi tänane tammaistutaja aastal 1991, härra Jüri Vikberg, siis Wikipeedia andmetel ta oli Emakeele Seltsi murdetoimkonna vanem ja sai 1992. aastal Emakeele Seltsi esimeheks. Nii et mõne hetke pärast saame me koos Väike-Maarja gümnaasiumi töötlaste kooriga laulda Keeletammele istutamise ja sirgumise laulu. Kuid selle laulu ajal mõelgem, millisel ajal alustas härra Jüri Vikberg tööd Emakeele Seltsis, millised olid need väärtused meie riigis ja kui hästi meie oma emakeel ennast täna tunneb ning kuidas me ise saame tema väärtustamisele kaasa aidata. Head keelepäeva! Ja ongi aeg alustada siis selle püha toiminguga. Puu ei vaja tegelikult kasvamiseks ainult mulda ja 5 liitrit vett, mis on seal punases kastikannus. Tegelikult läheb puul vaja ka laulu ja Väike-Maarja gümnaasiumi tüdrukud aitavad selle puu kasvamisele siis oma lauluga kaasa. Neid juhatab Lii Ipsberg ja härra Vikberg, puu on teie käsutuses.